Head Eesti inimesed, taas on kätte jõudnud 1. mai, töötajate püha. Aga sel aastal on kõik teisiti. Me ei ole linnatänavatel ega väljakutel, me ei kuule kontserte ega pea kõnesid. Selle asemel püsime kodus. Mina olen siin ametiühingute majas, saalis, mis on harilikult täis aktiivset mõttevahetust, vaidlemist ja läbirääkimisi, vahel väga raskeid kompromisse, enamasti ikka edasi viivad kokkuleppeid. Täna on see saal tühi, aga see ei tähenda, et ametiühingud on vaikinud. Vastupidi, just kriisi ajal on vaja püsida tihedas kontaktis oma liikmetega, olla väga aktiivne lahenduste pakkumisel. Lihtsalt läbirääkimised ja kohtumised valitsuse ja tööandjatega on kolinud internetti. Iga kriis on ka õppetund. Oleme ühiskonnana saanud meeldetuletuse, mis on kõige olulisem. Teenimatust varjust on esile tõusnud hoopis müüjad, toidutootjad, põllumehed, bussijuhid, päästjad, politseinikud ja loomulikult tervishoiutöötajad. Te olete eesliinil rügades, tervisega riskides, hoidnud meie ühiskonna püsti. Aitäh, hiigelsuur aitäh teile selle eest. Me ei tohi neid töötegijaid tunnustada ka siis, kui meil hakkab paremini minema. Teie väärikate palkade ja töötingimuste eest seismine on ühiskonna tänuvõla, ühise tänuvõla küsimus. On ka õppetunde, mis kipuvad korduma kriisist kriisi. Ikka leidub tööandjaid, kes ei häbene oma äririske laduda töötajate õlgadele. Kes kutsub üles kõiki palku ilma põhjuseta langetama, kes tahab seaduse jõuga ära võtta puhkuse. Kinnitan, et ametiühingud oma liikmeskonna jõul ei lase sel juhtuda. Mõistlikke kokkuleppeid saab sõlmida töökohtadel ja sektorites, aga selleks tuleb kõigepealt töötajaid austada ja päriselt huvi tunda, kuidas neil läheb. Igast kriisist väljumine on keeruline, aga seekord on olukord topeltkeeruline. Kuidas säästa elusid ja päästa majandust samal ajal? Kinnitan, et organiseerinud töötajaskond annab siin oma parima. Oleme oma konstruktiivse kriitika ja kokkuleppe vaimuga partneriks nii valitsusele kui tööandjatele. Nagu suutsime väga kiiresti kokku leppida palgahüvitise lahenduse, suudame ka teisi suuri probleeme koos lahendada. Lõpetan optimistlikumas võtmes. Iga kriis saakub läbi. Jätame siis meelde, et just koostöös ehitame üles uue õitsengu, taastame koos langetatud palgad, leiame koos uue töö inimestele, kelle töökoht sai otsa, julgustame tugevaid ja aitame koos nõrgemaid. Kutsun üles tööandjaid ja töötajaid ühinema, et meie ühine kaasarääkimine oleks kvaliteetsem ja viljakam ning meie väärikast koostööst sünniks väärikas elu kõigile. Head 1. maid!